Inimestel on enamasti täiesti ükskõik. Ma ei käi valimistel. Mis mõttes sa ei käi valimistel? See, et sind poliitika ei huvita, ei tähenda see, et poliitikal oleks sinust ükskõik. See ei ole niimoodi. Sa pead otsustama. Mille järgi ta otsustab? Tal on 15 sekundit klipp ja kõik. Savisaar annab raha, valin tema. Ansip annab veel rohkem raha, valin tema. Rüütlil on täitsa top-notch soengu, valin tema. Pihlil on jõuline vunts, valin tema. Riisalu teeb hästi nalja, mõnus killumees, valin tema. Rohelised on täitsa okei, valin tema. Nemad. Res Publica kuttidel on täitsa lahedad kaunad jalas, mitte nagu sellel kuradi Nestoril vanad tossud. Muidugi valin nemad. Erki Nool hüppas 5.50 oma latiga üle sealt Eesti mees. Muidugi Riigikokku. Mind ei võetaks Tallinnas kohvikusse ka tööle sellepärast, et mina ei oska soome keelt, aga mis on need tingimused, et sa saaksid parlamenti? Ainus tingimus on sinu vanus, et sa oleksid 21. Palju õnne. Sa said 21, nüüd sa võid minna kasiinosse ja Riigikokku. Oleme uue inimjumala templi, kõrgemad kui ükski kirik maa peal. Me kuuleme allamaal vaid hüüet. Me tervitame sind. Me usume üks jumalat taevas, kes on meie saatnud sinu. Ja Füüre vastab. Mina olen teiega ja teie olete minuga. Ja nii on meil jõudu, et ehitada üle uus riik. Ja Füüre ütleb, te kuulsite nüüd üle meie hääl. Ja see läks teie südamesse. Igaüks teist ei saanud teha, aga mina näen teid ja teie tunnete mind. Nüüd me oleme üks. Kes on Jüri Viiker? Kes on Ester Savisaar? Kes on Annaal? Kes on Artur Ansip? Kes on Tiit Ojasaar? Mina olen olnud 3 aastat intensiivselt sees, erakonna aseesimehena kogu aeg reaalselt nagu tegeles hommikuks õhtuni sellega, et aru saada, mis see on ja õppides, olles seal sees. Ja enne seda olnud kohalikus poliitikas, et te jõudsite tegelikult konsulteerides inimestega väga kiiresti mulle järgi jäänud, et sups. Aga Eesti ühiskonnas on tõepoolest minu jaoks täiesti üllatuslikult see kõva käe ihalus on ikka väga tugev, nii et selles mõttes lugupeetavad te mängite muidugi tulega. Head Eesti inimesed. Te olete valinud Keskerakonda, olete valinud Reformierakonda, Sotse, IRL-i. Kõik nad on lubanud, et nad teevad Eesti elu paremaks. Kuid kaua oodatud muutusi pole toimunud. Iga eestlane teab, et on olemas ainult üks jõud, mis võib vastata kogu rahva ootustele. Ainult üks jõud. Ja see jõud oleme meie. Ühtne Eesti. Vali ühtne Eesti.
kuna me oleme siin lähedal, kus filmiti Viimsete reliikviat, eks ole, siis oluline on see hetk, kus ükskord prahvatab vimm. Ja minu meelest ühtne Eesti tabas nagu, no vaata, me tabasime nagu tagantjärele mõeldes ikka täitsa mitut õiget hetke ühiskonnas. Aga see, kui ükskord prahvatab vimm, sa ei suuda enam taluda seda, et poliitikud muutuvad iga päevaga järjest ülbemaks ja järjest rohkem teevad nad sellist nägu, poliitika, see on keeruline. Et ärge trügige sinna, see on ikka keeruline. Ja raisk, mis mõttes? Ma olen vähemalt sama intelligentne kui sina, kallis poliitik. Ja ma tean, et minust on väga palju intelligentsemaid inimesi, kes ei ole poliitikud. Ja mis mõttes sul jätkub häbematust öelda, et see on midagi nii keerulist, millest mina ja need inimesed, kes on minust intelligentsemad, aru ei saa. See näitab seda, et sa lihtsalt valetad. Ja see hetk minu meelest oli ühiskonnas nagu nii selge. Me ei olnud selles mõttes esimesed ega me ei olnud ka viimased, aga selle asja suurusega olime nagu täiesti adekvaatsed. Ehk siis, et me olime selles mõttes nagu kunstnikena väga adekvaatsed. Et see reaktsioon sellele oli natuke tugevam, kui võib-olla poliitikud oleksid valmis olnud nagu ootama. Küsimus ei ole mitte selles, et liigist mõtlemine oleks midagi nõmedat, madalat ja väiklast. Mitte see ei ole ju eesmärk, seda on kõige lihtsam öelda, madaldada on kõige lihtsam. Oluline on öelda seda, et poliitikud sel kombel, nagu nad poliitikat teevad, nemad madaldavad seda. Eesti eest! Okei, lähme kohe edasi. Tere, oled tervise juures või? Elina, oled terve? Tulge kiiresti koos tuppa. See, mis toimub sellisel poliitilisel areenil Eestis ja tegelikult ka meedias ja üldse ühiskonnas, on minu meelest nagu kõige lihtsamini kokkuvõetav sellega, et see ühiskond kuidagi sulgub järjest rohkem, et ühiskond sulgub järjest rohkem väikestesse gruppidesse. Et Eestis kõik seadused ja otsused võetakse vastu põhimõtteliselt nende inimeste poolt, kes kuuluvad mõnda parteisse. Parteidesse Eestis üldse kuulub ainult 40 000 inimest võimuparteidesse. On selline kirjutamata reegel, et igast parteis, ükskõik kui palju seal liikmeid on aktiivseid liikmeid 100. Nendest 100 otsuseid sõltuvad parteist, ühes parteis võtab vastu ainult üks inimene, see, mis siin Tallinnas on, mõnes parteis võtab 3-4 inimest, aga põhimõtteliselt kogu avalik võim Eestis on koondunud keskmiselt läbi 15-20 inimese kätte. Ja iseenesest võiks sellele kuidagi reageerida. Peaks nagu midagi tegema. Peaks nagu võtma midagi ette, kuidagi nagu näitama seda olukorda. Ja kunstiline vorm, mida me kasutame, on see, et me korraldame partei kongressi. Ja selleks, et kongressil oleks ikkagi mingisugust mastaapi, selleks me teeme seda Saku Suurhallis. Kui see saal on meil täis teatrihuvilisi inimesi, siis me oleme läbi kukkunud. Kui see saal on täis inimesi, kes tulevad sinna sellepärast ja reageerivad selle sellepärast, et nad on Eesti kodanikud, siis on see projekt õnnestunud. Aga kui meil on saalis 100 inimest... Ei ole seda. Ei, oota, ma küsin. Aga et kui meil on 100 inimest, kas me siis oleme läbi kukkunud või ei ole või? Kui need on erakondade esindajad, siis vist ei ole. Jumal, ma ei tea, mis juhtub. Ma ei tea, võib-olla see ongi väike põnevusmoment ka, mis juhtub. Me oleme kohtunud väga erinevate inimestega, me oleme salvestanud nii avalikult kui sala ja partei tagatubades inimeste vestlusi, meil on see materjal kõik olemas. Ja nüüd on tulnud aeg nagu see materjal kõik välja käia ja et selleks, et seda nii-öelda nagu esitleda, siis selleks me moodustame sellise nii-öelda üüberpartei. Ja et see üüberpartei kasutab kõiki võimalusi, mida üks partei kasutaks sel hetkel, kui ta ennast niimoodi lansseeriks või ennast tutvustaks või reklaamiks või läheks teistele vastu. Kui on see nii-öelda see avapauk pressikonverents, me ütleme välja, et see on Teater No99 suur projekt. Me ei kasuta kunagi sõna lavastus, etendus, midagi sellist. Me ütleme, et see on enneolematult jurakas, seda pole mitte kunagi Eestis enne tehtud. Ja kõik see, mida te edaspidi näete, see on meie projekti osa. Ja sellest hetkest, kui me oleme selle välja öelnud, sellest hetkest peale me muutume nii poliitiliseks, kui vähegi saame. Et
Mul jooksu ühe täiesti kokku. Täiesti ühe kokku, mul on nii... Meil on vaja teha 3 kaadrit igast ühest. Üks igaks juhuks naeratav, aga põhimõtteliselt siuke nagu tõsine otsusekindel kaader ja siis on vaja teha otsusekindel kaader sinimustvalge lipuga võse peal. Пенсии собирается повышать, все молчат. В экономике полный крах, все молчат. Цены растут на все молчат. Но скоро будет как в России. Там есть одна партия, Единая Россия называется, и все. Если ты не в ней, значит ты не в политике. See on Karin. Karini pere võttis 3 aastat tagasi laenu lastele ilusa kodu ehitamiseks. Vaadake Karinit. Kas ta tõesti paistab teile inimesena, kes suudaks kodulaenu tagasi maksta? Rahvaküsitluse andmetel arvab 72% Eesti inimestest, et pangad peavad võtma vastutuse ebaõiglaste laenude eest. Vali ühtne Eesti. Tere päevast! Mul on hea meel teid kõiki tervitada siin NO99 pressikonverentsil olulises riiklikus küsimuses. Ja Tiit, palun! Kas te tõesti loodate, et ühtne Eesti võib midagi muuta? Oli esimene küsimus, mis pressikonverentsil tegelikult meie käest küsiti. Kas te nüüd arvate, et nüüd on midagi muutunud? Küsiti keskel. Siis, kui 7. mai oli läbi saanud, küsiti kohe, et kas nüüd muutus midagi? Ühed tüübid õõrusid käsi, et ei, nüüd ei muutud midagi. Teised ütlesid, et ma ei tea, võib-olla midagi muutus. Küsimus ei ole üldse mitte selles, kas hetkega midagi muutus. Küsimus on selles, et see oli üks lahing pikas sõjas. Ma arvan muuseas, et see oli jumalast oluline lahing. Selleks me olemegi siis ellu kutsunud sellise pühenduse nagu Erakond Ühtne Eesti ja kõigil soovijatel on võimalik siis tulla selle erakonna suurkogule 7. mail Saku Suurhalli. Praegusel hetkel on see võrdlus täiesti kohane, et kui Riigikogu võib teha aeg-ajalt halba teatrit, siis meie võime teha head poliitikat. Et valige meid. Aga see oluline on Eestis võrdsus. Võib-olla see on ka see, mida te linnaruumis näete, see pankade vastutuse võtmine selle majandusbuumi ja sellele järgnenud tagasilöögi eest. Kederin Tigastan Eesti Päevalehest ja mul oleks küsimus, et kui kaugele te peate võimalikuks selle projektiga minna? Ma arvan, et esimesel hetkel on oluline see, et me suudaksime inimestele näidata, et poliitika on midagi sellist, mille kohta ei saa öelda, et mind see ei huvita. Siis kui sina ei tegele poliitikaga, siis poliitika sinuga tegeleb ikka ja see on meie põhiline sõnum ja ma arvan, et kõik arengud sealt edasi on võimalik. Uue erakonna võimalik sünd maisse kavandatud NO99 teatrietenduse käigus on juhtivpoliitikud tagajalgadele ajanud. No ma loodan, et ei lähe käsi kähmuseks loomulikult ja on küll hirmutav, loomulikult on hirmutav. Kõik erakonnad on oma sektori Saku Suurhallis juba ära broneerinud. Ma arvan, et poliitikast rohkem võõranduda ei ole võimalik. Ene-Liis Semper loodab, et ühtse Eesti absurdine keeratud reklaamikampaania ei lase parteidel kas või piinlikust tundest sama populistlikku teed minna.
Priit, meie oleme jahunud 15 aastat erinevates väljaannetes ja ka siin raadios selle üle, milline on Eesti poliitiline kultuur, milline ta peaks olema, miks erakonnad on kivistunud, mis toimub erakondade tagatubades, millised on lollid lubadused, mida jagatakse, nii edasi, mitte midagi ei muutu. Ma väga loodan selle projekti peale, mulle erakordselt meeldib see algatus natukenegi raputada seda poliitilist süsteemi, mis Eestis on kujunenud. Me viitasime kogu aeg sellele, et ega me ei ole üksi, et me oleme ainult, see on ainult fassaad, et meil on igasuguseid nõuandjaid ja toetajaid veel, et seda hirmu, et uut erakonda nagu põhimõtteliselt ju ongi vaja, on. Et kui seda niimoodi kergelt toetada saab, siis sellest oleks abi küll. Aga Uudelepp, Hommikutelevisioon läheb kommenteerima selle. Me räägime siis sellest uuest parteist, uuest poliitilisest ühendusest, Ühtne Eesti, millest eile oli Eestis palju juttu ja oleme palunud täna hommikul stuudios Agu Uudelepa, propagandaeksperdi ja poliitikateaduste doktorina. Agu, millise pilguga sina eile neid sündmusi vaatasid, kui sa kuulsid, et NO99 on otsustanud astuda poliitilisele areenile? Ma loodan, et nüüd tulebki kuni 7. maini sellist tõsist kampaaniat, kus tulevad uued liikumisega ühinejad, kuidasmoodi platvorm areneb, kuidasmoodi potentsiaalsed konkurendid lähevad närvi ja hakkavad sõimama. Kõigepealt on vaja teada seda, et sa tuled. Kui NO99 paneb Saku Suurhalli 6500 inimest sisse ning on kampaania väljas, kõik saavad teada sellepärast, et meedia kajastab nüüd kuni mai alguseni selle ürituse arenemist, see on fakt. Ja lisaks sellele ka tegelikult turul on tühi koht ju. Ja kui nüüd tulla välja lihtsalt selle platvormiga, et aga teate poisid, meil on kõrini. Kui me hakkame rääkima, et see on ühtse Venemaaga nagu sarnane asi kuidagi, et me oleme nimelt selle võtnud, et siis me läheme natuke jälle sellisele, hakkame liiga lahti seletama, et võiks lihtsalt öelda, et meie jaoks see nimi ütleb kõik ära. Ütleb kõik ära, esiteks see on... See just nimelt, see ei ole mingi kastidesse jagamine vasakul ja paremal ja valged ja mustad jõud ja mis iganes. See on ühtne Eesti, see on meie Eesti. Kahe Eesti. Meile ei meeldi kaks Eesti, see sama esimene ja teine Eesti. Meile ei meeldi see, et on olemas privilegeeritud mingisugused otsustajad, kellele ei kehti samad reeglid, mis kehtivad ülejäänutele. Mitme aastaga me pidime rikkaks saama? Ammu oleks pidanud. Ja palju meile keskmist palka lubati? 25 000. Unustage tühjad lubadused. Eesti peab tööle hakkama. Kõik ootasid, et peaks tulema uus partei, sest kõigil oli kõrini vanadest parteidest. Parteid olid läinud oma reklaamidega üle igasuguse piiri, nagu nõmedamaid loosungeid kui see, et nad ei 5 rikkama riigi hulka Euroopas. Kes see, ausalt lollimat mõtet ma pole kuulnud. Täpselt sama loll muidugi on see, et igale pensionärile anname 500 krooni, kui sa mind valid. Ühelt poolt tuntud populistid Keskerakond. Teiselt poolt me oleme ise selle pantvangid, sellepärast, et me ise ka ei uskunud, et on võimalik küll küttepuude, küll asjadega. Paraku nad toimivad efektiivselt ja me oleme kogu aeg siis nõiarattas tegelikult. Meil on omavahel väga palju diskussioone selle üle, et kuulge, jätame nüüd järele, seda ei tohiks teha. Siis öeldakse, et millega te hääli saate? Programmi lugemisega ei saa. 2 ridas jälle, keegi pole läbi lugenudki ilmselt. Nii et tegelikult ka meie pole veel suutnud selgusele jõuda, kuhu populismiga üldse jõuda võib ja meil on väga tõsiseid küsimusi selles osas.
eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Ja siis jõuad selleni, et ja on nii palju toredaid asju meie ümber, on nii palju toredaid asju, millele tahaks öelda juhuu! Ja siis on see, et aga mõnikord on see, et ei ole hästi. Ja siis tahaks ka kuidagi reageerida, tahaks näidata oma tunnet, tahaks näidata seda, mis sul sees on. Ja siis ma ütlen puu. Ma ütlen puu. Ja teie ka puu. Ja nüüd kohe alla. Puu. Ja nüüd kiiremini. Niimoodi sündis kunagi aastasadu tagasi Austrias joodeldamine. Ja mis sealt mulle jällegi selgelt õudu tekitas seda vaadates, et mis seal juhtus. Eks siis, kui jätta alguses need laulmised ja see rahva kaasasaamine, kõik see hüüdmine, siis klaköörid teiselt poolt aitavad, on ju, eks, et tekitatakse siis see olukord, mis võimaldab selle, mis siis sealt edasi juhtub. Ja siis, mis edasi juhtub, on eks see, et kui Rasmus läheb ja võtab sealt ühe tüdruku, läheb ta ka lava keskele, räägib vaikselt midagi, keegi ei kuule ja siis läheb ära ja see tüdruk jääb seal üksi seisma. Ja siis Inga, eks, räägib seda, et kuidas näed, et ta on seal, seisab üksinda võimu ees kaitsetu, et kas keegi julgeb talle minna appi. Ja siis lähevad mõned inimesed, lähevad veel, siis tuleb aplaus, on ju, ja siis hakkab see hetk, et kus inimesed lava peal hüüavad, et Rasmus vist hüüab sinna, et noh, kas te kardate tulla, et miks te ei tule, et tulge. Ja sellel hetkel sa nagu näed, et on ületatud selline nagu nähtamatu mõtteline joon, kus sa enam nagu tagasi ei saa, et mis juhtub on see, et saal on radikaliseerunud. Mis selle asja nagu minu jaoks veel eriline ilu oli see, et siis võeti kaks ideoloogiliselt tühja kategooriat. Et ei saal ega lava ei ole ideoloogiliselt laetud, inimestel ei ole nagu mingit moraalset commitmenti kumagi suhtes. Ja nüüd anti sinna see moraalne mõõde. Ja see moraalne mõõde oli siis see, et need inimesed, kes läksid lavale, tegid moraalse teo. Nad läksid toeks, nad läksid abiks kellelegi. Ja seeläbi need, kes seda otsust ei langetanud, siis jällegi failid nende inimeste silmis. Et nad ei olnud nagu moraalselt tasemel seda tehes. Ja nüüd selle asja nagu sügavam tähendus seal taga või mis selle juures nagu õudne on see, et see radikaliseerumine oli täielik. Et sa ei saa öelda, et kui ma ei võta otsust, siis see ikkagi on otsus. Aga seal näidati seda, kuidas see maailmavaateline põhjus võib olla väga lihtsalt konstrueeritud 5 minutiga. Sa ei julge tulla. Mis see öelda? Me mängisime etendust nii ja Rein Lang istub seal, selline turski mees nagu etendust nägi ette. Ja lihtsalt karjub ja nööriseb keset etendust. Mis teil öelda, mis mõttes, kui me oleme näitleja. Etendus käib lava rahvast täis. Meil oli üle 100 inimese. Ja just meil on massistseen parasjagu. Rein Lang lihtsalt saalist. Ise mitte seda meil ei jäänud muu tuleme lõpetas. Etendus katkes, tehnikud tulid meid lohutama lavale ja... Meil oli täna õhtul etendus ja kuna me panime selle etenduse 2 päeva tagasi müüki, siis ühesõnaga meil oli saal täis selliseid viisakaid ülikannas prillidega noormehi, keda pole elu sees oma teates näinud. Ja vähe sellest, et nad sekkusid ka etendusse, näiteks isegi
justiitsminister hüüdis näitlejatele, et mida te mõtlete, mis... On teil midagi öelda? On teil midagi öelda ka? Tõsiselt või? Just, täna õhtul või? Täna õhtul, meil oli täna õhtul aktsioon. Näitlejad on laval, mängivad oma rolli, parasjagu oli käimas massistseen, eks ole. Õnneks oli niimoodi, et Rein Langi kõrval oli see Silver Meikar ja teisel pool oli proua Lang, eks ole, nad hoidsid teid nagu kinni, et ta istus seal edasi ja niimoodi... Oli kaine või? Ja ei, loomulikult, muidugi oli kaine. Aga lihtsalt see, et see teatri ja poliitikute suhe, et see ei ole midagi niimoodi, muidugi muhe, oleme muhedad, aga see ei ole sugugi lihtne ja eks see oligi täna õhtul etendus jäi pooleli põhimõtteliselt selle koha pealt. Kell on 12:30 öösel, mul Eesti justiitsminister. Delfi oli teinud uudise sellest. Mis ma teen nüüd? Kuule. Miks ma teen? Te peaksite avalikult vabandama. Kuulge, aga see ei ole minu probleem, see on kogu selle tüli on tekitanud Delfi oma uudisega, mida nad ei kontrollinud. Kas see Langiga te olite kokku leppinud või tõmbas Reinul lihtsalt rihma maha? Nagu tal viimasel ajal ta on kuidagi närviliseks läinud kuidagi. Ei ole minul teatriga mingit kana kitkuda ega teatril minuga. Tegemist on suurepärase projektiga, mis on Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper ette võtnud ja mis siis peaks päädima mai alguses seal ühe erakonna suurkogu etendamisega Saku Suurhallis. Justiitsminister Norjas teatrietenduse, siin on tegemist nii selle uudise kui ka siis selle derivaatide näol. Selle näol on tegemist pesuehtsa laimuga. Kui Delfi ja muud ajakirjandusväljaanded ei oleks olnud justiitsministriga nagu nii teravalt nugade peal, siis Delfi ei oleks teinud seda uudist, et saab Langile ära panna. Ja kui nad seda ei oleks teinud, jumal teab, ma arvan, et meie nii-öelda reklaamikampaania ei oleks olnud nii edukas. Nüüd täna hommikul võtan siis ette, on ilmunud netiga need siis videoklipid ja selgub, et Ojas on meile täiesti valetanud mingil põhjusel, eks ole. See on ju inimestele valetatakse ju lausa näkku mingil põhjusel. Rein, aga poliitikud teevad seda ju iga päev. Daniel briefis meid kogu aeg, et kuidas sa pead küsimustele vastama. Ebameeldivale küsimusele vasta nii, jah, aga tegelikult me oleme ilgelt lahedad. Või kuidas kasutada demagoogiat. Et selles mõttes me muutusime ise ka sellisteks ja minu meelest me saime nagu praktiliselt viimasel hetkel sellest välja. Nii, see on kogu kommunikatsiooniskeem. Kuum informatsioon, mis inimesi ärevusse ajab, on punane ja külm on siis selline, mis neid rahustab ja see on seotud sellega, et oleme teater ja kuum on see, et oleme poliitikud. Aga kuidas meil praegu on? Kui külm või soe see ekraani, kes meil praegu on? Praegu on suhteliselt soe minu meelest. Ja see on just selle inimeste ootuste pärast. Et mida rohkem nad nagu lähevad selliseks nagu minu eestilikuks või selliseks, et siit tuleb mingisugune uus poliitika, et seda suuremad need ootused on ja seda raskem on neid ka nii-öelda maandada. Ma ei usalda praegust riiki. Ma ei usalda oma naabrit, ma ei usalda oma ema, isa. Ma ei usalda. Aga see usaldus on ühtse Eesti esimene aluspunkt. Me peame hoidma ühte. Sest asjata ei öelda, et 2 pead on ikka 2 pead. Ja ei ole nii, et kui ei jõua tervet asja, tee pool. Ühtselt jõuame terve. Mis võiks olla kauneim idee, mille inimkond on tootnud? Võrdsus. Kujutan ette, et valus võib olla see hetk väikese inimese jaoks, kui ta avastab, et oma isa automargist sõltub see, millisesse sõpruskonda tema kuuluma hakkab. Et paljasjalgne Indrek seisab kooli uksel. Et kunst ei ole mitte see, kui hästi me suudame oma näitlejad mängima panna neid poliitikuid ja kunst ei ole mitte see, kui hästi me neid poliitikuid läbi näeme. Me tegelikult teeme ju tohutut sotsiaalset eksperimenti, sest me teeme lavastust, aga me teeme lavastust, kus osalevad tõepoolest nagu väga paljud inimesed, kes ei ole absoluutselt teatriga seotud. Meil on vaja tegelikult näidata selles mõttes, et kuidas
noh, andke andeks, aga kuidas me massidega manipuleerisime? Tule nii tark. Teater NO99 ühiskonnakriitiline megaprojekt Ühtne Eesti on väljumas teatri kontrolli alt. Juba poliitikute ja erakondade möödalaskmistele osutav etenduse tutvustuskampaania on ajanud Eesti juhtivpoliitikud ärevile. Ma saadan oma prilli Ansipile. Siis ta näeb, kuidas Eestimaal tegelikult elatakse. Okei, ühesõnaga Eesti Post saatis kirja, et what the fuck, et käisite meil siin filmimas, eks ole, aga me üldse ei teadnud, et teil on selline poliitiline asi. Et võtke maha. Et meie oleme täiesti mittepoliitiline organisatsioon, meil on riigi asutus, kõik see, võtke maha. Ja võtke kodulehelt ja igalt poolt internetist, ühesõnaga te peate selle ära korjama. Oma hambad saadan ma sotsidele, sest endal neil ju hambaid pole. Vali Ühtne Eesti. No, nagu te näha võite, on Teater NO99 muutunud tõeliseks partei peakontoriks, kus käib juba uute liikmete värbamine. Täna toimusid teatris NO99 castingud, milles valiti Ühtse Eesti erakonna noortekogusse liikmeid. Fakt on see, et nüüd, kus spektaakli avalikustamisest on möödunud vaevalt 48 tundi, on 3/4 Saku Suurhallis 7. maiks välja müüdud. Peaminister, kellel homme on kabinetiistung, tahavad näha meie eelarvet. Kes ikkagi seda rahastab? Et selles mõttes, et sest Reformierakonna kuldpead on välja arutanud, et meie kampaania maksab vähemalt 4 miljonit krooni. Ei, no selles mõttes, et see jutt, et tegelikult kõik asjad tuleb 5-ga korrutada. Ilmselt nad on korrutanud kõik asju 5-ga ja mõelda, et ma tahaks nagu tõesti öelda, et meie kulutasime plakatite peale nagu nii palju raha on ja et kas teie vääringus on see siis 4 miljonit krooni või? Tere! Eelmise valimiskooli lõpetasime küsimusega, kui sinu erakonnas ei ole Tõnis Paltsi, siis kust leida piisavalt finantse oma eesmärkide teostamiseks. Tänase valimiskooli teema ongi, kuidas maksta kinni üks erakond. Kõigepealt uurime, kui palju üldse raha vaja on. Võtame näiteks viimased Riigikogu valimised. Keskerakond kulutas ametliku aruande kohaselt reklaamikampaaniale umbes 45 miljonit krooni. Reformierakond 32 miljonit. IRL 20 miljonit. Sotsiaaldemokraatlik erakond 8 miljonit krooni. Kuid see on ainult jäämäe veepealne osa. Ning et tegelikult kuluvad summad on 3-5 korda suuremad. Kuidas säärasel juhul jõuab raha erakonna kassasse? Ainult sularaha. Rahastaja toob raha mõne erakonna liikme kätte, kes teeb seejärel sissemakse erakonna kassasse. Kui rahasummas on kokku lepitud ja jätke meelde, et te peate jätma ettevõtjale ka veidi tingimisruumi, tuleb kindlaks määrata aeg ja koht. Järgmisel kokkusaamisel ulatab ettevõtja teile kohvri, mille sees on soovitud summa sularahas. Tõsi, on tulnud ette ka juhtumeid, kus kasutatud on kilekotti. Kui sa lähed mööda teed ja sa näed, et inimesele lüüakse kaikaga pähe ja sa jätad sellest teatamata, siis sa oled selles kuriteos kaasosaline. Kui sa istud Riigikogus ja sa tead, et teie valimiskampaania läks maksma 200 miljonit Eesti krooni, mitte 35 miljonit, nagu on aruandes, ja sa oled vait, siis sa oled täpselt samasugune kuriteo kaasosaline. Ja kui sa ütled, et sa ei tea sellest mitte midagi, siis oled sa lihtsalt loll ja sa ei kõlba isegi trammikonduktoriks. Ja, halloo. Ja, kuid mina olen
kui me räägime ühtsest Eestist, siis me nagu väga täpselt ei tea, et kas see on ikka erakond, aga võib-olla sellest tuleb hoopis midagi muud, et järsku tuleb sellest rahvaliikumine. Kui siin on olemas võimalus, et suudetakse Eesti poliitikat ja poliitilist kultuuri parandada, siis see on kindlasti see mäng, mis vääriks küünlaid. See oleks nagu vägagi hea põhjus, et mispärast seda toetust kaaluda. Ühtne Eesti teeb Eestimaa puhtaks, ühtselt, ühiselt koos. Ma küsin su käest, et kuidas on kõik koos teha siin? Väga mõnus on. Ma olen väga õnnelik, et ma sain siia tulla. Noorteorganisatsiooni puhul tuleb aru saada sellest, et noor inimene ei otsi nii väga mingit ideoloogiat ja maailmavaadet. Ta otsib seltskonda, tegevust ja seda, et oleks natukene fun ka. Ja nii ongi see, et noortele võidakse teha seminare, üritusi, konverentse, aktsioone, aga kõik teavad suurepäraselt, et kui me istume selle seminari osa läbi, kus meil üritatakse ajusid loputada, siis pärast seda on pidu, naps ja naised ning on võimalik noor olla. Korraldatakse saunapidu, kuhu kindlasti tahavad kõik noormehed kohale tulla, sellepärast, et seal on noored naised, kuhu noored naised on nõus kohale tulema, sellepärast, et seal on noormehed. Ja lisaks sellele on seal kindlasti kohal ka mõni prominentne poliitik. Noorel inimesel on see tähtis, ta saab pärast öelda, et ma vestlesin ministriga. Sellega kasvatatakse noortest meeskonda. Viimaste päevadel mulle meeldisiga mitu korda rääkinud, et väsimus on nii suur ja päevad on nii pikad. Ma käin hommikut ujumas veel jääaugus. Selline tunne on, nagu oleks pidevalt mingisuguses kanepi laksu all. Kuna nii palju on selliseid asju, mida me ise ei kontrolli, mida me ise otseselt ei põhjusta, kelle ajalehes keegi kirjutab jälle päevale esikülged, siis on selline tunne, nagu see toimuks üldse meiega, vaid see toimuks kellegi teisega. Kuulge, aga homseni siis? Jaa, homseni. Ma viin Eero koju, siis tuleb see. Märtsi alguses siis oli see, tundus täiesti uskumatu, et mõni inimene võiks täiesti uskuma jääda seda, et mingi erakonna asi tuleb. Aga see on läinud tegelikumaks, mis on väga lahe. Ja natuke hirmutav. Riisalu vist ütles midagi sellist, et ei tea küll, kuidas nad 7. maini vastu peavad, eks ole, et see võib käia üle jõu, eks ole, aga samas on see, et seda ma nagu saates ütlesingi, et ka samal ajal, kui siin avaldatakse kartust, et kas me selle hetkeni vastu peame, samal ajal te küsite kogu aeg, et mida me edasi teeme, et ma ütlen, et edasi ma ei ütle, mida me teeme, et meil on nagu kõik asi ette valmistatud. Kuidas läheb? Jah. Kuidas läheb? Hästi läheb. See on üks takso ainult. Nii, lähme sinna, Gert, alla. Teevad juba. Et sel nädalal soditi siis ohtrasti ühtse Eesti suuri valimisplakateid ära ja tekkis kohe konspiratsiooniteooria või siis vandenõuteooria, et äkki nad ise lasid seda sodida. Ja kui me nüüd vaatame seda ühtset Eestit ja mis selle ümber toimub, et keegi lõppude lõpuks ei tea, et kas soovitakse tekitada erakonda või ei soovita või kas siis viimase vaatluse lõpp on juba valmis kirjutatud või ei ole siis Semperi Oja poolt valmis kirjutatud ja kas nad ise lasevad sodida või ei lase või on see lihtsalt selline meediavärk. Aga mingisugust rolli see ühtne Eesti juba mängib. Ütlesin valvelauale, et ta helistaks, kui ta jõuab.
et me ei lase teda juhuslikult ukse taha ilmuda ootamatult, vaid et keegi läheb talle vastu. Kes need bandiidid olid? Mis motiiv ja mis kibestunud inimesed? Tegelikult oleks kasulik teha seda hea politseinik, halb politseinik, seda ka kuudkapp ja päädkapp on. Et sina oled siis see pääd ja mina olen see kuud, kes vahepeal natuke nagu rehabiliteerib. Mina olen... Kallis, ei, meie peame temaga... Ja ma saan aru ka selles mõttes, et sina oled ju ennast oluliselt rohkem üles keeranud praegu. Aga sina on rohkem jõudu. Ei ole või? Mulle tundub, et inimesed enam ei saa aru, mis asja te teete. See ei ole enam veel kord, see ei ole enam kultuuriprojekt, et see on juba poliitiline liikumine. Aga kas te esindate praegu siis õigemini Postimehe omanikud esindavad siis praegusel hetkel seisukohta, et mida siin mõni aasta tagasi väga osavalt väljendas Villu Reiljan, et kultuuriinimesed jäägu oma listade juurde. Villu Reiljanist me teame, miks ta seda ütles. Ta ütles seda sellepärast, et ta saaks rahus edasi varastada ja valetada, eks ole, et siis praegusel hetkel Postimehe omanikud on täpselt samamoodi närvis, et mis toimub, et mingid inimesed, kes tavaliselt on teatrites, muuseumites, kontserdisaalides, põhimõtteliselt ka haridusasutuses kinni nii-öelda, et välja ei tule, et praegusel hetkel nad on sealt välja tulnud ja on hakanud ütlema, mida nemad Eesti riigist arvavad, sest Eesti riik kuulub ka neile. Mulle tundub, et me ei jõua siin praegu kuhugile, sellest on äärmiselt kahju, kui me kuhugile ei jõua, sellepärast, et ma olen siin, et teie abiga kuhugile jõuda. Kokkuvõttes võime siia tuua sellise mõiste sisse, et te tegelikult ju manipuleerite avalikkusega, isegi minuga manipuleerite ja kahjuks ma lasen seda siin toimuda, olles osa teie sellest showst, et olge nii kenad, öelge mulle, miks te olete kasutanud nii palju selliseid hämamise võtteid. Ei ole ilus vanu luukeresid kapist üles korjata, ma ainult markeerin Rein Lang ja Mihkel Raua saade. Nüüd see teine lugu, kas oli Ühtne Eesti ja temaga seotud jõud kuidagi seotud nende plakatide täissoodimisega või mitte? Miks see info, mis nende plakatite kohta tuleb, on selline hägune, nagu pooltõdedega mängiv, mitte lõpuni aus ja avameelne? Ja miks see vastus ei või olla konkreetne? Minu kas-küsimusele ei ole lihtsalt vastust jah, ei. Ma ei saa üldse aru, et miks te nõuate umbes käsi piibli peal jah või ei vastust, kui tegelikult... Kas te näiteks olete just nimelt see Kraanik 666, mis on tegelikult väga paljudel inimestel meeles, enamikul inimestel, kes on linnaruumis liikusid sel ajal, see oli mõned aastad tagasi, eks ole, on meeles Kraanik 666. Mina väikse poisina mõtlesin ka, mis see tähendab Kraanik 666. Nüüd ma tean, see oli Keskerakonna noorteorganisatsiooni, eks ole, selline graffiti-kampaania, mida nad läbi viisid. Miks ajakirjandus ei lähe ja ei küsi, kuulge, Keskerakond, aga miks te tegite sellise aktsiooni? Et selles mõttes on täiesti hämmastav, et meie käest küsitakse korraga sellist küsimust. Ja muuseas, mis puutub sellesse, siis selle sodimise, mis meie plakatite kallal toime pandi, selle idee taga ei olnud meiega seotud inimesed. Seda ma võin öelda täiesti rahulikult. Küsimus ei ole ju selles, kes seda tegi. Küsimus on selles, et selliseid asju tehakse. Selliseid asju teevad inimesed, kelle positsioon eeldaks mingit natukene suuremat vastutust, kui te meie käest nõuate seda täielikku ausust. Miks te ei tee seda tööd natuke kõrgemal tasemel ja ei nõua seda poliitikute käest, kes on selles valdkonnas palju kauem tegevad olnud? Võib-olla nad on lootusetud. Võib-olla nad on lootusetud, jah, aga see mõttes, et... Kujuta pilt, see on küll kurb tõdemus. See on kurb tõdemus, aga millele inimene siis üldse lootma peab, kui teie ütlete, et nad on lootusetud? Kas ma tohin seda tsiteerida? Hommikul tegime nii-öelda Postimehe väljaande ka korraks lahti. Ja see segadus, mis meis tekib, on praegu see, et mis väljaanne see tegelikult on. Kuidas on võimalik, et selline väljaanne tuleb nii tõsiselt, nii tõsistele asjadele kommentaare nõudma, kui tegelikult ise ollakse suhteliselt segasel positsioonil. Et ma küsiks retooriliselt, et aga keda teie esindate? Meie esindame Postimehe ärihuve ja Eesti lugejate huve. Vaata, siuksed pildid, see on Postimees. Postimees online. Pilt on tähtis. Pilt on tähtsam kui tekst. On jah? Jah, see on ka võib-olla Ameerikalik. Kui inimene näeb pilti, siis on lootust, et ta teksti loeb. Ja siis pealkiri ja siis väljavõte ja kõige viimane, mida inimene vaatab, kui ta vaatab kogu seda ajakirjandusega produkti, on tekst.
Jah, mul on tunni aja pärast Anne ja Stiil juba, ei mitte tunni pärast, 2 pärast. No siis on kõik vist teha. 12 aastat tagasi kirjutas Priit Pullerits tabavalt. Riigi ja ühiskonna teenimise asemel teenib press inimesi ning on arusaadav kõigile. Hea ajakirjandus on Eestis nagu see siin. Kiiresti tarbitav ja sita maitsega näss. Me ikka mitu korda rääkisime. Me mingi 3-4 korda rääkisime, enne kui ta otsustas. Ja ta mõtles ka vahepeal pikalt ja pidas aru oma. Istu siia, siis muidu niimoodi üle laua istu. Oponendid. Päevakorras on välja kuulutatud, et Rein Einasto räägib mehelikkusest ja naiselikkusest Eesti ühiskonnas või midagi sellist. Tead Einastot? Noh, nii. Ja siis ta tuleb sinna ja ütleb, et jah, me pidime sellest rääkima, aga tegelikult küsimus ei ole üldse mitte selles praegusel hetkel, et küsimus on selles, kas tehakse erakond ära või ei tehta. Et kogu selle konteksti sinna ümber loome meie ja sina saad rääkida seda, millele sa lihtsalt ise alla kirjutadki. No ma arvan, et vandenõuteoreetikutele see annab igal juhul päris korraliku maksaka. Formuleerimisvõimelised kunstnikud on ühiskonnale teatud mõttes väga ohtlikud, seepärast, et nende ideed võivad minna ühel hetkel hästi populaarseks ja ütleb Ingmar Bergman ja tulemus on katastroofiline. Et mina küsin, et täna avalikkus teab, kes on teie shows nagu Pinocchio, kes on Malvina, aga küsimus on, et kes on teatri Papa Carlo. Me oleme riigiteater teatrist. Jah, aga kui ühel hetkel saate poliitikasse minna, siis enam nagu riigi rahadega ei tohiks nagu sellist erakonnapoliitikat teha. Kas riigi rahadega te väidate, ei tohi teha sellist ühiskondlikku projekti? Ei, seda võib teha, aga kui te tahate tõesti nagu sellest asjast välja kasvatada erakonna, siis tekib nagu täiesti õigustatud küsimus, miks on Kultuuriministeeriumi eelarvest... Hulluks läinud, et riigi rahade eest tehaksegi erakond. Tere, Papa Carlo. Palun tee mulle 3. käsi. Milleks sulle 3. kätt arvisin? Ma tahan öelda nagu onu Edgar. Vaesed, vanurid, venelased. Aga natukene seda Maiko juures ju on, et te püüate nagu naeruvääristada kogu praegust Eesti poliitikat. Ei tee vahet nii-öelda erinevatel erakondadel. Ma ei üldistaks niimoodi. Me ei naeruväärista, me jagame infot. Siin on suur vahe. Tere! Oleme tagasi valimiskoolis, mille teemaks on, kuidas võita valimised ja tulla võimule. Igasuguse valimiskampaania esimene kuldreegel kõlab. Eelistage lihtsaid, vältige keerulisi. Keeruline sõnum kõlab näiteks nii. Riigi eesthoolde asemel aitame kaasa ettevõtete sotsiaalse vastutustunde kasvule. Lihtne sõnum on, sina saad palju raha. Ent kuidas rääkida? Siin mõned näpunäited algajale propagandistile. Hitler väitis, et propaganda intellektuaalne tase peab olema kohandatud masside kõige rumalamale osale. Seega, teie poliitiline sõnum peab olema nii loll, kui vähegi võimalik. Ordnung muss sein! Vali kord. Ein Volk, ein Reich! Eestimaa eestlastele. Platz sauber machen! Schnell, 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 ihr Penner! Plats puhtaks. See Uranuse efekt. Et ainult sööd ja situd, et kõik nagu käib lihtsalt niimoodi sinust sõltumata. Kogu see asi. Ja mul on tunne, et see kuskil käib, kõik see käib minust sõltumata. Ja ma nii hirmsasti tahaks midagi muuta.
Ja nüüd ma juba kuulen sind. Kuulad väga hästi. Ma kuulen ennast ka kusjuures. Sest sa räägid siia. Tere tulemast linnaekskursioonile Tallinn, meie linn. Siin minu selja taga on Tallinna vanalinn, mis on üks osa Tallinnast. Tallinn on aga üks osa Keskerakonnast, sest Keskerakond on Tallinnas võimul olnud juba 1996. aastast alates. Mõned aastad tagasi kuulus see krunt, samuti naaberkrunt, veel 3 maja Pikal tänaval ja suurel hulgal kortereid vanalinnas härra Elmar Sepale, Keskerakonna liikmele. Väga sageli näeb ta, kuidas linnale kuuluvad korterid, sageli terved majad on maha jäetud räämas katkised. Ent samas on linnas väga suur hulk sundüürnikke. Laari ja Ansipi poliitikale jalgu jäänud inimesi, kes on oma kodudest omandireformi käigus ilma jäänud. Niiviisi saavad sundüürnikena abi ka erakonnakaaslased, tollane Riigikogu liige Rein Karemäe Laial tänaval, Anti Liiv Pikal tänaval, linnavolikogu liige ning üürnike ühenduse liige Tiiu Joller Laial tänaval, õukonna kunstnik Tauno Kangro Uuel tänaval juhtus ka väike intsident. Seal nimelt oli ennem sees vanalinna hariduskolleegiumi lasteaed ning lasteringid. Tauno Kangrol, selle kooli endise õpetajana, oli üsna raske neid inimesi sealt välja tõsta, kuid ta pidi tegema südame kõvaks ning tsiteerin. Võtt välja. See on tsitaat, noh. Ma saan sellest Tallinna ekskursioonist ka aru, sest et üldiselt keskerakondlased on proua Vibreli Klemetsi peale maru vihased kindlasti selle peale isiklikult ja terve erakond on kergelt ärevil, kui ma räägin sisemisest elust, aga ma saan väga hästi aru, et tegelikult nendega neid tulebki teravamalt võtta, kes on ainuvõimu kätte saanud. Ja nüüd viimasena tahaksin teie tähelepanu juhtida üle tee asuvale majale. Täna on seal teatavasti Tallinna linnavalitsus, kus töötab väga palju inimesi, kes on olnud meie tänase ekskursiooniga seotud. Seal on Jaan Maanase aknad, tema on vahi all. Seal on Ivo Parbuse aknad, aga tema on vahi all. Tema ülemuse Taavi Aasi aknad. Ning seal on ka Edgar Savisaar. Võib-olla ta vaatab meid praegu. Kõik on natukene perses minu mõnest. Kuule, see võib tähendada lõppeda veel sellega, et Eeva teeb oma giidituuri ja saab peksa. Ja ma just mõtlesin tookord ka selle peale, et see on päris ohtlikuks. See on päris ohtlikuks mulle. No kõik need poliitikud ja muud riigi inimesed, see on mingi täiesti maffia see. Ma ei taha see päris. Minul oli eile täitsa ootamatu oli see, kui Rasmus ütleb, et vaata ja ma tunnen, et mul tekib reaalne hirm millegi täiesti olematu asja ees. Mul tekkis täielik hirm, kui ma näen, et on minu suur pilt ja allkiri, et see ükskõik, et see on NO99 kotib Keskerakonda ja mul tekib nagu niimoodi. Sellise lavastuse puhul tuleks küsida, kellele on see kasulik, milline erakond seisab selle ettevõtmise taga, milliseid erakondi hakatakse seal laimama igasuguste kunstipäraste nippidega. Eestlased võiksid minna Ida-Virumaale põlevkivi kaevandama, aga mitte järjekordselt teatrit teha. Teater paremat riiki ei too, maandab ainult hetkeks üha kuhjuvaid pingeid, neid samal ajal süvendades. Eriliselt küüniline Ene-Liis Semper. Eks ta üks ärapanemise projekt on. Ma olen enam kui kindel, et pool publikust pettub. 2 võimu ja raha, need inimest astuvad raudsel sammul oma eesmärkide poole. Kui tahate olla manipuleeritavad, tormake ka kohale. Ilma teieta ei ole nad ju midagi. Me ei võta seda külma kõhuga, see läheb meile korda. Ja kõigest hoolimata valitakse nii Keskerakonda kui Reformierakonda edasi, sest ühtset Eestit ju teatrist ei tule. Kui mina lähen sellise asja peale närvi,
see on ilus ja südamlik, kui see läheb sulle hinge. Niimoodi, et loen, mis viga maksumaksja raha eest projekte kirjutada ja koomuskit teha, elu on kui lill. Elu on kui lill, mis mõttes? Perse, no värdjas on see mees, no kas ma olen normaalne või? Mul on tunne, et ma tahan alasti joosta ümber Solarise keskuse, väljendamaks oma suhtumist sellisesse sitta. Ei, ma ei saa aru sellest üldse, et mis asi ta on. Kas ta on tükk, kas ta on mingi sotsiaalne projekt, kas ta on mingisugune algatus, et panna mingisugused massid liikuma. Oletame, see on nagu mingi häirekella löömine. No mis sa niisama kellad? Ei ole mõtet niisama sul häirekella lüüa. Seal peaks mingi tulemus olema. Nii teatri kui igasuguste ühiskondlike protsesside kontekstis on täiesti absurdne nõuda, et üks mees alustab nullist ja virutab sellega nagu lõpuni välja. No, ei ole niimoodi. Põhimõtteliselt see on teatejooks. Meie teeme oma distantsi praegu kanname ära. Me anname selle teate edasi. Kellele? Aga kust kurat meie teame? Inimestel, Eesti inimestel. Me oleme Eesti inimesed, kui me seda teeme. Meie teeme poliitikat sellega, et me sellest räägime. See ei tähenda seda, et ma peaksin kuradi Riigikogus kandideerima. Oluline on see, et ma sellega tegelen oma väiksel tagasihoidlikul kombel. Ma olen teinud väikese sellise rahvavalgustusliku valimiskooli käima pannud ja nii edasi, selliseid asju. Sellega ma ju teengi poliitikat. Ja seda ma ütlengi, et ärge kurat arvake raisk, et poliitikat võivad teha ainult need, kes suudavad ennast mingisse parteisse ja läbi partei ennast Riigikogusse osta. Vaid poliitikat võivad teha kõik inimesed ja meie teeme seda niimoodi. Mis sa kirjutasid Kairi vahepeal ja mis see kõik oli? Mismoodi siis? Kõik tehniliselt on kohal, on ju. 24.00 hakkab toolide panek. Selleks ajaks peab olema põrandit tühja. Tegelikult peab olema nagu kella 10-ks kõik asjad tehtud, et keegi enam ülevalt mingit sodi alla ja see. 15.00 koosolek. Tere, hea valimiskoolis olija. Teeme sulle nüüd selgeks, kuidas sind siia on saadud, miks sa siin üldse oled ja kelle poolt sul tuleb valida. Te tõstate kaamera teisele poole, kallid inimesed. Kuhu teisele poole? Nool pidi olema siin pool. Ei pidanud. Siin oli bänd algusest peale ja nool oli algusest peale seal. Ei, algusel teist pidi. Nüüd, palju õnne ühesõnaga, nüüd on perses, aga mõtleme välja, kuidas me seda teha saame. Okei. Ma ei saa seda nime teile öelda. No, siis te valetate mulle. Ei, ma ei valeta, ma ütlen, et ma ei saa teile seda nime kindlasti öelda. Kohtus ütlete, ma annan selle asja kohtusse, millest me räägime siis. Aga mida te väidate kohtus või mille eest? Ühesõnaga, teilt ei tule mingit selgitust. Ei, ma selgitan, ma ütlen, ma tsiteerin väga otseselt teie töötajad, kes... Ma õigesti aru, aitäh teile ja nägemist. See on nii tore, kui inimesed saavad kõigest aru. Ei teagi nüüd. Mina küll ei usu, et Eestis jaotuvad tulud ebavõrdselt. Jaa, nii see on! Kui ma ütlen, uusi töökohti loome meie! See on õudne, see on eemale tõukav. See on jäle. Ükski inimene ei taha enam ammugi mõelda selle peale, et oleks midagi ise tegemas. Mõtlesin, et kõik hoiavad sellest nii kaugele kui võimalik. No ma elan oma elu vaikselt ära, jumala pärast, ärge mind sinnapoole tulge. See sama ajakirjanik, kes siin istus, eks ole, ta läks tädile külla ja tädil oli laua peal Lauri Laasi meepurk. Valimas käivad need inimesed, kellele antakse meepurk või kellele antakse mingi pastakas või kellele antakse mingi kuradi mütsi nokk. Just, ja see ei ole nagu nende inimeste süü, vaid mis ongi nagu nii vastuoluline, et
et me peegeldame seda, kuidas manipuleeritakse, aga me ei tee ju seda sellepärast, et näidata, kui vastikud inimesed poliitikud on, seda ka. Aga just seda nagu traagikat, kuivõrd lihtne on inimeste arvamust manipuleerida, sealhulgas ka meie endi oma, käänata seda sinna või tännapoole väga lihtsate labaste vahenditega ja tõepoolest panna inimesed tegema nii, nagu sina tahad. Jagage talle näiteks erinevaid reklaamtooteid ja meeneid. Tikutopsid, kondoomid, võtmehoidjad, pastapliiatsid, konfekid, helkurid, lendavad taldekud, stressipallid, tasuta liivvanuritele, jälgumihklid, taskupeeglid, taskulambid, kilekotid, šokolaaditahvlid, jääkaabitsad, uksesildid, rinnamärgid, taskukalendrid, kohvikruusid, kaitsed kätekreemid, veepuderid, raamat, kontoripäev. Sellist viha poliitika vastu ja poliitikute vastu ei ole ka, see on nagu liiga lihtne. Et tõepoolest küsimus on, et kuidas neil häbi ei ole kandideerida ja nii edasi, aga peaküsimus minu arvates on ikkagi see, et kuidas ei ole inimestel häbi valida Marlenki. Aga minu arvates see mingi populismi näitamine võiks olla, sest see, mida see ühtse Eesti nagu meie jaoks ootamatu menukus on tõestanud, et klassikalises vanas ja ilmselt aegunud poliitilises süsteemis kuivõrd lihtne on teha parteid, mille kohta Ignar Šuk ütleb, et te võtate 25 kohta. Meid ei olegi 25, kes sinna lähevad, kurat. Me peame büroo inimesed ka võtma. Pink on lühike. Igaüks kandideerib oma emaga siis või? Elagu Eesti! 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 Eesti mees on riigi mees! 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 Ja hääletamine on lõppenud, kõik näevad ja palju õnne Tiit Ojasoo ja siis tulema lavale. Homme on mul väga ilus hääl, kui ma räägin. Nii. Ja ma muudkui räägin ja räägin. Ja räägin. Ma lähen oma voodis. Vist. Ja paneme Ene-Liisile ka ette ühtse Eesti aktsiooni juht. Saku Suurhallis etendub täna teatri NO99 poliitlavastus välja mõeldud erakonna Ühtne Eesti suurkogust, kus pileti ostnud saavad näha näitlejate interpretatsiooni Eesti poliitikast. NO99 on reklaaminud, et tänasel suurkogu etendusel saavad saali kogunenud inimesed kõigest piletiraha eest tunda kogu erakonda kuulumise võlu ja valu. Ent NO99 juhtkond ei välistanud ka võimalust, et kui rahvas suurkogul otsustab päris erakonna luua, registreeritakse Ühtne Eesti erakonnana ning võib-olla kandideeritakse ka Riigikogu valimistel. Mitmed ettevõtjad on teatanud, et toetavad teater NO99 suurettevõtmist hoolimata tänastest tulemustest ka edaspidi, näidates sellega protesti sumbunud poliitikaelu suhtes. Vastab laias laastus tõele. Mina tõesti toetan Ühtse Eesti
üritust. Ei, minu jaoks see ei ole nüüd tähtis, et kas nad saavad võimule ja siis toetan või ei saa võimule. Et kuidas see lause ongi, et Eesti vajab vahetust, jah? Mingisuguse eetika ja moraali ja poliitika tegemise seisukohalt tuleks tõmmata üks teha väikene paus ja revision, eks. Ettevõtjate seas võiks sellele asjale olla nii-öelda tingimusteta toetus, eks. Et ei ühelt ega teiselt poolt ei ole selle toetuse eelduseks mitte ühtegi muud tingimust, kui asjad võiks olla natukene ilusamad ja paremad, kui nad täna on. Kui kõik oleme öisena, saab veel jooksma. Niimoodi, ühesõnaga sõidame siis Tallinnasse läheme Saku Suurhalli juurest. Ma arvan, et võib-olla on teie seas inimesi, kes ei ole seal veel käinud. Kui mingid küsimusi on, mina jään teiega tagasisõiduni koos. Ma näitan, kuhu te istute, kui ma plaksutan, saate minu järgi teha, olen teile nagu orientiiriks. Ühesõnaga, kui mina plaksutan, siis te võite julgesti kõik koos plaksuta minuga koos. See on õige koht ja õige aeg. Räägime nüüd natukene sellest valimistest ka. Ma olen teile valmis teinud abivahendid, annan teile kõigile need kätte. Siin on kandidaatide nimed ja näod. Ma olen ära märkinud, kelle poolt ma soovitan teile hääletada. Ma arvan, et meil on kõigil ühised väärtused. Et selleks, et ei läheks meelest ära, seal on palju sagimist ja võib-olla Tallinna rütm ja palju inimesi jääb teid segadusse. Ma jagan need laiali. Palun. Mis ta nimi on? Tiit Ojasoo. No nii, kas on tuju on üleval kõigil, jah? Väga hea, väga hea. Elagu Suurkogu! Väga hea. Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest! Ja tere õhtust, armas rahvas! On 7. mai. Kell on 6 läbi, Saku Suurhalli uksed on avanenud ja inimesed tulevad Saku Suurhalli. No kui seda meeleolu kõigepealt kirjeldada, mis on, see on tõesti erakordne, see on väga eriline, sellepärast et uksed avati siin juba kell 18 ja 15 minutit enne olid juba inimesed kohal ja nad tulevad siia nagu suurte rockstaaride kontserdile. Kõik inimesed on elevil, on ootusärevuses, sellepärast keegi täpselt ei tea, mis siin sündima hakkab. Kas see on lihtsalt üks teatrietendus või on see tõepoolest ühe erakonna suurkogu, kus lõpuks luuakse partei? On teie toetajad mõned suurärimehed? Suurärimeestest on olnud inimesi, kes on meile helistanud, avaldanud oma toetust, aga senini me ei ole seda veel kasutanud. Mind huvitab, milline on tänane sõnum, mis sellest edasi saab ja kas Eestis sellest midagi ka paremaks läheb? Päris huvitav, mina olen jälginud kõiki need valimiskoole ja muid, mis on internetis ja ma arvan, et selle üks efekt kindlasti on valijate harimine. Ma imestan, et seesama valijakooli tekst, sellist teksti ei suuda ükski Eesti politoloog kirjutada, ma ei tea, kes selle teksti autor. Tere kõigepealt, et mina olen ka ise poliitikas, et tulin vaatama, mis te siin ära teete. Ise poliitikas, kuidas nii noor inimene poliitikasse on sattunud? No mina liitusin juba enda erakonna noortekogu 13-aastaselt, et mul olid juba hästi vahvad sõbrad ees, et kõigepealt siis valiti mind enda erakonna noortekogu Haabersti klubi juhiks ning samuti juba erakonna Haabersti osakonna juhatusse. Kuid sealt edasi ma sain juba kogu noorteklubi aseesimeheks ning samuti Haabersti osakonna abiesimeheks, et kus siis minu tööülesanneteks oli välissuhete korraldamine ning Haabersti osakonna tutvustamine välisilmale. Kuid siis nüüd sain lõpuks tööle ja töötan siis Haabersti linnaosa valitsuse avalike suhete nõunikuna ning samuti olen ka oma erakonna büroo juhataja. Tere tulemast Ühtse Eesti suurkogule, head suurkogu! Aitäh teile, edu! Tere! Sina teate, kuhu minema peab? Väga hea, aitäh! Nii, tere!
tere! Kava soovite? NO teatril on tehtud eraldi pangaarve ja juriidiliselt on kõik absoluutselt selleks valmis, et see erakond võib siin täna sündida. Igatahes poliitikud juba ennustavad neile, et järgmisse Riigikokku Kullerakonna moodustaksid, nad sisse saaksid ja 7-8 kohta võtaksid protestihäältega absoluutselt kindlasti. Ma lugesin lehest, et Viljandi mees Jaak Allik on astunud Ühtne Eesti liikmeks. No, teil on see juba päris mitmes kord parteikongressil viibida. Aga mitmenda partei? Te olete olnud päris mitmega seotud. Teie olete 4. NLKP, EKP. Üldiselt see on 1, jaa. Rahvarinne. See ei olnud partei. Vaba Eesti. See ei olnud ka partei. Koonderakond. See oli partei. Rahvaliit. See oli ka partei. Huvitav, millest see tuleb, et kõik parteid, millega te olete seotud, on kas ära keelatud või on nad ära lagunenud? See ei ole päris täpne. Lubasin endale väikse nalja. Ega see muidugi sotside jaoks nüüd väga hea uudis ei ole, et te nendega liituda tahate. Ja samas, ega see meiegi jaoks väga hea uudis ei ole, et te täna siin olete selles valguses. Mis on ühe erakonna suurkogul kõige olulisem? Loomulikult emotsioon. Kuidas seda saavutada? Tuleb maha suruda opositsioon. Kuidas seda teha? Punkt 1. Tehke nagu Reformierakond ja likvideerige kõik teisitimõtlejad juba enne suurkogu. Punkt 2. Kui opositsionäärid on ikkagi pääsenud erakonna suurkogule, siis suruge läbi teile sobiv päevakord, sealhulgas kõnede järjekord. 3. Värvake raha või viinapudeli eest erakonda uusi liikmeid. Olge mureta, säärast meetodit kasutavad paljud erakonnad. 4. Tehke valimisnimekirjadest kserokoopiad ja märkige linnukesega ära sobivate inimeste nimed. Ja käskige neil siis hääletada nende poolt. Näiteks säärane manuaal oli kasutusel viimasel IRL-i suurkogul. Asi on põhimõtteliselt vale, kui on seatud üles süsteem, et need, kes on võimul, need maksumaksja raha eest, on oma võimu kindlustanud, nende valimiskampaania, üks hullamine, rahaga möllamine, sellele tuleb piiri. Eesti, 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 meie käes on terve me Eesti. Miks on Eesti sõimu sõna täna? Eesti, 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 kõige kallid sa. Eesti, 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 meie käes on terve me Eesti. Eesti, 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 oh my God. Mis on ühe erakonna suurkogu vaieldamatu tipphetk? Selleks on loomulikult erakonna esimehe saabumine. Just liidri tulek ja tema kõne moodustavad iga partei kongressi südamiku, mis fokusseeritakse erakonna liikmete ja televisiooni jaoks. 70% nii Reformierakonna kui Keskerakonna valijaist ei vali mitte erakonda, vaid selle esimeest. Kui saabub esimees, lehvivad lipud, purskab tuld, pilguvad tuled ja rahvas plaksutab. Ta surub lihtinimeste kätt. Ta vaatab neile silma. See on Jumala sünd. Poliitika ongi populism üleüldse põhimõtteliselt, aga populism on läinud nii kaugele,
siis see, et aasta pärast oli tulemas Riigikogu valimised, põhimõtteliselt ju võiks tulla uus partei, on ju. Ja samas see, et kellegi poliitikutest või õigemini kellegi ärimeestest, kes poliitikutel oleks pealt siis selle eest maksma, on ju, ei olnud piisavalt raha parasjagu, kuna oli majanduslangus, et teha uut parteid, siis nagu ongi see, et nad kõik käivad kurat käsi rusikas taskus, et kurat teeks uue partei, on ju. Ja siis on mingisugused kuradi kunstnikud, kes mõtlevad, me teemegi. Ma tahan, ma nõuan, see mina siin tähendab osakest rahvast, pisikest küll, kuid siiski osakest. Käib perse Keskerakond. Käib perse Keskerakond, et sulle ei meeldi, et minu lapsed õues liivakastis mängivad. Ja tagaajamiste kulli, sest meil on Nõmmel suur aed ja sina, Keskerakond, tõstsid selle eest meil maamaksu 5-kordseks. Käige perse kõik maru rahvuslased, käige perse kõik erakondade noorliikmed, käige perse netikommentaatorid. Andke mulle tagasi see lootus, et Eesti on normaalne väike riik, kus inimsuhted ei piirdu sõnadega. Käi perse! Käi perse, kuradi Ivo Roll! Käige perse kõik kuradi suhtekorraldajad, kes te olete aastaid kõigile poliitikutele perse pugenud, maailmavaatest sõltumata. Aidanud teil teha seda, mille vastu te ise kusagil sügavamas südames võitlete. Ja siis te ütlete neile, kes tahavad midagi muuta, et teil pole lootustki. Käige perse kõik teisejärgulised romaanikirjanikud, akvarellimaalijad. Käige perse, sest te arvate, et olete paremad kui kõik teised kastid ühiskonnas. Ja et te arvate, et poliitika on räpane. Kui sa lähed rahvale rääkima, mis nad tegelikult ei taha kuulda tõde. See kõige naljakam. Te ei tahagi kuulda tõde, nad tahavad kuulda ilustatud asju suurtel rahvakoosolekutel. Nad tahaksid kuulda, see perse saatmine oleks küll väga efektne, aga ma ei saa seda endale lubada. Aga midagi sellist nad tahaksid kõik kuulda ja kui sa lähed midagi väga palju rääkima nii nagu elu on, siis ausalt öeldes näiteks Saaremaal Lümanda vallas võid peksa ka saada. Käi perse Reformierakondle. Mine tõsiselt perse, et sa tõstsid minu lapse mähkmete käibemaksu 20 peale, aga jätsid ajalehtede oma 9 peale, kuigi see on sitta 100 korda rohkem. Käi perse, kuradi pensionär! Et sa mu 4-aastasele pojale ei paku bussis istet, kuigi me tuleme hambaarsti juurest ja ta vaeseke nutab. Käige perse noorsus. Käige perse te kuradi noored munninäod, kes te suudate mõelda ainult iseenda peale. Pole ühiskonda viimase 20 aasta jooksul mitte ühtegi muutust kaasa toonud. Käige perse, et te tahate välismaale ära minna. Ei taha mitte kunagi enam siia tagasi tulla. Käige perse eriti sellest, et teie mõte ei suuda kesta üle 5 sekundi. Minge perse, te kuradi perse kokku noored vitud raisk. Sa peaksid olema noor, sa peaksid olema vihane. Vihane! Tõesti mõte, et ühtne Eesti võiks olla võib-olla tõesti midagi enamat, võib-olla tõesti erakond. Aga seda me ei otsusta kuskil tagatubades ega lukustatud uste taga, vaid selle me tahame otsustada täna siin ja praegu koos teiega, nii et kallid, kes te kõik viibite siin saalis, teie otsustate, kas ühtne Eesti on uus poliitiline jõud, kas temast saab erakond. Me siin saalis viibijad oleme kõik täiesti tavalised, normaalsed inimesed ja see ongi meie trump. Sest ükskõik mis häda, mis on inimkonda tabanud, ei ole suurem hädast, kui meid valitsevad professionaalsed poliitikud. Nii et kuidas siis elimineerida professionaalsed poliitikud? Nii et olla arst, olla kindral, olla muusik, pead sa olema mingisugune ekspert. Aga et olla poliitik, olla tipp-poliitik, peaksid sa olema normaalne inimene.
Ja teil head saalis viibijad, ma palun otsida üles enda piletid pääsmed, millega te siia sisenesite. Neid läheb teil kohe tarvis. Otsige üles ja leidke nende pealt oma sektori number, oma rea number, oma koha number. Sest siin Lototronis on sees kõikide saalis viibijate piletite pääsmete kontsud. Me loosime siit välja 8 piletikontsu ja need inimesed, kelle kohad me ütleme, tulge siia. Teie kuulute Ühtse Eesti juhatusse. Ärge kartke, ärge kõhelge. Ma vaatasin, et paljud inimesed kuidagi nagu kangestusid, mõtlesid nii, et nüüd peab midagi tegema, siis hakati valima juhatust, et kas need inimesed, kes sinna, ma läksin täiesti õnge, kas need inimesed, kes sinna lavale lähevad, kuidas nad hakkama saavad, kas nad julgevad sinna minna, ütlen ausalt, võtsin oma pileti taskust välja ja mõtlesin ka selle peale, et kui loosiratas peaks korraga minu sealt välja tõmbama. Mida ma siis teen? Mida ma siis teen? Kas ma lähen sinna? Ma mõtlesin, jah, ma lähen sinna, aga mida ma seal tegelikult tegema peaks, siis ma mõtlesin, et Marika Varg ütles, aga meie aitame teid. Esimene juhatuse liige, sektor 107, rida 1, koht 1. Palume siia lavale. Palju õnne uuele juhatusele. Palju õnne Ühtsele Eestile. Tegelikult ka see suurkogu oleks võinud teil ju käest ära minna. Ega tavaliselt ju ei tea kunagi, kuidas niisuguste suurte kogunemistega läheb, sest inimeste ootused olid siiski, ma arvan, palju sinna tuli siis etendust vaatama? Ma ei usu seda väga. Ma seda väga ei usu. Kogu aktsiooni nähti nagu nii-öelda poliitika ja partei kriitilisena ja väga vähe valija kriitilisena. Ehk et see kriitika valija suhtes, kui seda nagu ühte lauses kokku võttes, minu seisukohalt see on see, et tüüpiline Eesti valija näeb poliitilisi valimisi nagu missivalimistena. Samas kui minu arust see on nagu olemuslikult midagi väga teist. Ehk et poliitiline valik ei ole mitte see, et sa valid nagu olemasolevast maailmast mingi asja, mis sulle kõige rohkem meeldib, vaid poliitiline valik peaks olema normatiivne. Et see tuleb nagu sinu enda sellest, millisena sa tahad maailma näha. Sa valid selle. See on see valik. Aitäh. Täname suurkogu tõeliselt demokraatlike juhatusse valimiste eest. Meil on nüüd olemas algatusgrupp, mis vastavalt seadusele on vajalik erakonna moodustamiseks, kui selleks peaks täna õhtul siin mindama. Enne järgmisi samme me peame valima ka meie liikumise esimehe. Ma sean omalt poolt üles Tiit Ojasoo kandidatuuri. Ettepanek. Jah. Palun, ettepanek. Aitäh. Nüüd on siis käes see, et kus 2 siin saalis viibivat noor keskerakondlane ja noor reformierakondlane haaravad mobiiltelefoni, helistavad omale ja Rain Rosimannusele ning sõnum on üks, nüüd on perses. Asi hakkab käest ära minema. Kõik teavad, et demokraatias esitatakse kandidaate. Ja loomulikult esitaksin mina hea meelega iseenda kandidatuuri. Aga ma ei saa, sest ma olen Euroopasse kaduma läinud. Seepärast esitan ma kiiresti väga võimeka, väga väärika
mitu korda parema kandidatuuri. Ja minu kandidaat, mida ma soovitan kõigil soojalt soovitan toetada, on Allar Jõks. Aitäh. Seadmast üles kandidatuuri, kuidas? Meie juhatusel on tekkinud ainult küsimus, kas Allar Jõks viibib ka saalis üldse, et me saaksime tema kandidatuuri arvestada. Üks tark mees on öelnud, et demokraatia, see on õigus teha rumalaid valikuid. Mina lisaksin, et mitte igavesti. Sel hetkel, kui Jõks lavale astus, pidades kõne, millest me kõik olime tegelikult varem tema mõtetest lugenud, tema mõtetest kuulnud, aga mul tekkis vaimus ilma ette väga suur hulk poliitikuid, kellel tegelikult ikka selgroos hakkas mingi võbelus jooksma. Me oleme tõesti jõudnud tänase õhtu kõige tähtsama hetkeni, see on hääletamine. Kes saab siis Ühtse Eesti esimeheks? Kas Tiit Ojasoo või Allar Jõks? Hääletamine on elektrooniline SMS-i teel. Sõnum numbrile 1311. A, kui teie kandidaadiks on Tiit Ojasoo, B, kui kandidaadiks on Allar Jõks. Talitage oma südametunnistuse järgi. See minu õudus oli seal selle juures see, et ma lihtsalt mõtlen selle peale, mis on selle potentsiaalsed tagajärjed, kui see 7000 inimesel nagu vaiba alt ära tõmbad. Ja selle nagu illustratsiooniks üks minu nagu õudushetk saalis oli mõeldud sellega, et kui oli see sama SMS-i hääletus, siis kuidas mina seda nagu mõistsin või lugesin, oli see, et see oli nagu omamoodi proxy vote. Ma ei oska seda eesti keeles paremini öelda. Tähendab, küsiti ühte vastust, aga saadi vastus teisele küsimusele. Ja saadi vastus küsimusele, mida oleks olnud nagu, mille küsimine seal saalis oleks olnud püssirohukeldrist tikkudega mängimine. Sest et kui me korraks kujutame ette, et see küsimus oleks olnud, kas teemegi ära? Ja nüüd palutakse, et need, kes tahavad, et teeme ära, saadavad A ja need, kes tahavad, et ei tee, saadavad B. Siis juhtub asi, et sul on saalis 7000 inimest, kellest näiteks, ütleme siis 2000 on öelnud ja nad näevad, et neil on 1999 mõttekaasast, kes tahavad teha selle asja ära. Hääletamise lõpuni on jäänud 3 minutit. Selle aja sees lisame veel saabuvatele häältele Ühtse Eesti juhatuse liikmetele usaldatud lihtvolitused. Volitused kinnitab mandaatkomisjoni esinaine Marika Vaarik. Gert Raudsepp, palun teie volitused. 312 volitatud häält Viljandist ja Viljandimaalt. Viljandimaalt 312 häält. Ojasoole. Kas mandaatkomisjon kinnitab? Kinnitan. Ühtse Eesti suurkogu ju demonstreeris, kuidas volituste pakkidega tulevad küll naisteühenduse liikmed, küll senioride ühenduse liikmed, noorteühenduse liikmed, kohalike volikogude esindajate esimehed kokku. 4 inimest, kõigil 35-40 volitust panevad kokku, teevad nimekirjad, kõigil on 15 nime peal, 15 mandaadi kohta. Praktiliselt 10 inimest või tagatuba ja nende ümber tiirutavad asteroidid võivad valida erakonna juhatuse ära ja seda tehaksegi. Ja hääletamine on lõppenud. Ülekaalukalt võitis valimised Tiit Ojasoo. Ma pean teile tunnistama, et valimisi võita on alati parem kui valimisi kaotada. Eesti ühiskond on ikkagi valmis veel ühe partei ja veel ühe partei ja veel järgmise parteid ja muidugi ütlesid väga selgelt, ärge neid parteisid kogu aeg oodake või see sõnum oli, aga oodatakse ikka nagu messias. See valge laev, see peab kunagi ikka tulema kas või mööda maismaad. Et see on kõige suurem väärarusaam, et mingid ühiskondlikud muutused toimuvad suure pauguga.
toimuvadki samm-sammult. See on seal kõnes. Et kõik ootavad, et just, et nüüd on Eesti uus, aga ei, et see muutub iga päevaga. Ja kusjuures kõik revolutsioonid on tegelikult, neil on eelnenud ju, või ükskõik millised ühiskondlikud muutused, neil on eelnenud ju samm-sammulised arengud, et hiljem ajalooraamatus alles kirjutatakse, et hüppas mingi vend välja ja tulid mingid inimesed. Läbi tules ja veel. Hästi palju on küsitud, et, no, et kuidas te siis, miks te võimust loobusite? No, kuidas te võimust loobusite? No, esiteks on see üldse loll küsimus. Mis mõttes, Pekki, me oleme teater. Me oleme teater. Me ei ole aferistid, kes Kultuuriministeeriumi toetust kasutades üritavad endale parteid teha. Mõttes, et meie eesmärk on hoopis mingi muu, aga see võimust loobumine selles mõttes oli minu arust nagu ainuvõimalik. Aga mis on keeruline võimust loobumise juures või selle ühtse Eesti lõpetamise juures on just nimelt see, et sealt teeks kõlama see, et tegelikult on võimalik muuta ja on võimalik teha ja peab tegema. Aitäh teile. Te olete vabad. Väga puhtalt mängisid välja, et mul korraks väratas ja siis kui jõks oleks ääre pealt üle mänginud. Oleks ääre pealt üle mänginud. Ei, ma rääkin seda, mida ma tahtsin. Ma tean, see oligi see juht. Einas rääkis seda, mida ta mõtleb ja see oligi see, et see oli väga hea. Ja ühesõnaga, tuleb minna nüüd sellest saalist välja, teatrist välja ja hakata tegema seda. Just. Teeme ära. Lähme sinna ruumi. Ja. Ma pean ka minna. Tulge. Pressikonverents. Meil üks teatritöötaja oli just tulnud teatrisse ja siis pangandusest. Ta kommenteeris pärast, et ta vaatas seda, mismoodi koosolekud ja mismoodi see kõik nagu käis ja ta oli selline tunne, et selle jõu ja energiaga oleks võinud teha Hansapanga. See oli umbes samamoodi, just nagu Hansapanka tehti. Ja iseenesest on see väga uhke. Me olime nii kõvad mehed, nagu need, kes tegid Hansapanga. Aga teiselt poolt on see, et nad tegid Hansapanga. Meie tegime teatrietenduse. Mina soovitan kindlasti jätkata nende eksperimentidega, sellepärast, et ma usun, et Eesti elu annab lähiaastatel teile selleks suurepäraseid võimalusi. Ma võin öelda, et nagu eesmärk oli rääkida tõtt ja rääkida kogu lugu ära. Üks mees tuli kapist välja, aga kõik ülejäänud jäid kappi.
Aastaid on räägitud sellest, et erakondadesse voolab nii-öelda kahtlane raha. Siiamaani keegi seda tõestada suutnud ei ole. Nüüd on üks reformierakondlane, Silver Meikar, suutnud välja tuua need faktid, et ta on 6 korral raha viinud Reformierakonda. Reformierakond nimetab fakte valeks. Mina olen annetanud, see on tõsi, aga ma ei ole Silver Meikari raha andnud. Ma mõistan, et eetris näeb nõme välja, kui ma ütlen, et ma ei mäleta, aga... Mitte keegi ei usu, mitte silpigi, mida te räägite. Aga ma pean ütlema, et see mind häiris juba sel hetkel, kui tegelikult Noo tegi oma selle valimiskooli. Ja ma nägin, kuidas tegelikult naerdaks sama asja peale, kus räägitakse skeem täiesti puhtalt ära. Ja siis ma tundsin, et nüüd peab see muutuma. Ent kuidas ettevõtjalt raha küsida? Siin on mõned lihtsad reeglid. Esimene kuldreegel. Raha ei tohi küsida partei esimees, vaid partei peasekretär. Nagu näiteks Kristen Michal Reformierakonnast. Miks on see nii? Esimees, peasekretär, sitt. Sitt tõuseb, kuid jääb alati pidama peasekretäri juurde. Nii ei saa erakonna esimees kunagi teada ebaseaduslikest tehingutest ning võib avalikkusele alati tõttu öelda. Ma ei teadnud midagi. Mina ei teadnud neid asju. Aga ma arvan, et sellised asju on olnud. Ja sellised asjad ei olnud selgelt keelatud seadusjärgi kuni 2011. aastani. Niimoodi käivadki asjad. Aga minu see väide on ikkagi see, et kui seal on kuskilt musta raha, kui see liigub läbi inimesi, kes on justiitsminister, siis ta on nii mõjutatav. Kui see minu väike artiklike võib teda panna paanikasse tegema mingid sõnavõtte ja nii edasi, siis ma mõtlen, et milline on võim mingil ärimehel, läheb tema juurde, ütleb, et tead, et mul on siin näiteks foto ka, et näed, siin me tegime. Üldiselt ma lähen kirjutan, et mul oleks siin näest vaja ühte väikest seadust. Milline võim see on? Milline võim? Ma usun, et see mõte jõudis ühiskonnani, et see nüüd ära lõpeb, et te ütlesite, et nüüd me hakkame Tammsaarele vastama. No palun, kes seda keelab? Korruptsiooni ennetamisega on Eestis kõige rohkem probleemi erakondades, Riigikogus ja avalikus teenistuses. Eesti riik kaotab ümbriku palka ning alkoholi ja sigarettide salakaubanduse tõttu ligi 180 miljonit eurot aastas. Tallinna linnapea Edgar Savisaar jäi täna hommikul politseile vahele lubatud sõidukiiruse ületamisega. Teatris NO 99 toimus eile ühekordne aktsioon nimega Reformierakonna juhatuse koosolek, kus teatri näitlejad dramatiseerisid Reformierakonna rahastamisskandaali tagamaid. Ma ei tea, 300 inimest istus saalis täna ja kõik ploksutasid ja naersid täiesti kõrvlukustult. Ja Eero lippas muudkui edasi-tagasi 2 reporterboksi vahel. Ja esimees järjest vahvamalt. Minge nahku enne kodust, kurat, poliitikud. It's not the destination. Sometimes it's something on the way.